hommikut kätte on jõudnud 19. detsember ja minu hommik on alanud nii chillilt, et mul on reaalselt tuduriided ikka veel seljas. Originaalplaani järgi me oleksime tegelikult pidanud täna tegema väikese jõuluistumise ainult kõige lähedastemate sõpradega, aga tuleb välja, et Kairi ei oska 32-aastasena ikka veel ennast õigesti riietada, ehk siis viimased 3 päeva ma sain kergelt külma, varbad olid kõik märjad, nii et mul on tekkinud kerge köha. Ja sellises olukorras on alati minu arvates better be safe than sorry, nii et igaks juhuks lükkasime jõuluistumise edasi. Perearsti nõuanda telefoniga küll rääkisin, nemad arvavad, et all good, toimetada siin nagu tahad, sellepärast et sümptomeid ei ole. Aga kuna mul on võimalik, siis ma mõtlesin, et ma võtan järgmised 2 päeva ikkagi chillilt ja püsin enamuse ajast kodus, et ainus aeg, kui ma ikkagi õue lähen, on siis, kui ma lähen värsket õhku hingama, püsin teistest inimestest eemal, igaks üks mask näos. Et kuna ma saan kodus chillida, siis pigem teeme seda sellel nädalavahetusel ja siis vaatame edasi. Aga kõige esimene asi, advendikalender. Ma vahepeal panin kõik kaardid ühte karpi kokku, sest neid on nii väheks jäänud, et ei tundunud enam mõtet hoida neid eraldi, pluss siis see lahendab mu parem-vasak dilemma. Nii, võtame siit keskelt midagi. Lumememm, täiega tahaks lumememme teha. Kus see lumi on, ma ei saa aru. Nii. Küpsete banaanapreed ja 5 Karole ja Mellule. Aitäh! Kusjuures, kuna ma hiljuti just tegin kontoris banaanapreedi, siis mul peaksid olema tegelikult kõik vajalikud koostisosad, nii et ma arvan, et ma saan selle advendikalendri väljakutse ilusasti tehtud. Mul on küll ainult 2 banaani, aga ma arvan, et me saame ilusasti mugandada retsepti ja nad on väga-väga valmis, nii et see peaks väga hea banaanapreed tulema. Ja kuna nagunii Mellu võtab õhtul kartulisalati peale, sest ma tegin tegelikult ju täna õhtuks ilusasti kartulisalati valmis, ta siin ootab, see lõhnab nii hästi. Aga mis sest, et jõuluistumine ära jääb, Joosep ütles, et tema tahab ikkagi kartulisalatit saada, nii et Mellu tuleb ja võtab siis Joosepile kartulisalati. Ja siis ma saan talle ju bananapreedi kaasa panna ja siis ta saab Karole ka seda viia, nii et... Aga kuna ta tuleb alles õhtul, siis praegu... Lillu, kas me lähme jalutama? Kas me lähme jalutama? Kas me lähme jalutama? Jaa, lähme ju. Kuna rannas põhimõtteliselt inimesi ei ole, seal kuskil on 2 inimest ühes otsas ja seal on paar inimest, see on maski hakanud ette panema, aga nii mõnus on ikka värske õhu käes ja mere ääres. Kusjuures Pikakari rand on see koht, kus ma harjutasin ka Ironman Tallinna jaoks ujumist, sellepärast et teada oli, et saab olema väga külm vesi ja ma ei tahtnud seda šokki oma kehale tekitada niigi, ta läks esimest korda ujuma 3,6 kilomeetrit avavees, aga et veel külmaga ka, siis ma harjutasin nädal aega lihtsalt ujusin siin nagu edasi, tagasi ja täiega pays offi, sest mul oli ülimõnus ujumine, ma olin vees mingi tund 20 vist, kui ma ei eksi ja mul oli jumala hea soe ja mõnus, nii et great plan and great success. Nüüd me Lilluga jalutame siin rannas natukene aega, chillime, hingame värsket õhku ja siis lähme koitsa tagasi. Ma ei ole oma elu jooksul suutnud veel ära õppida, kuidas visatakse lutsu. Nii et kuna ma leidsin ideaalse lutsukivi, vähemalt mulle tundub, et see on ideaalne lutsukivi, siis ma mõtlesin, et ma proovin äkki kuidagi joppab või õnnestub või no ma tehnikat ei tea, aga äkki joppamise peale läheb. Lillu, ole ja too ära palun, jah. Thanks. Issand, vesi on külm ju. Tere kaldale. Me ei võtnud ju käterätikud sulle kaasa, printsess. Jah. Kaks võrget. Jah, kas sa tegid käpul ajaga? Ussu pisikene. Mis juhtus? Kas võtan sulle või? Mis juhtus? Ussu poisikene. Jah? Mulle meeldib, et Lili on ikka natukene draama queen ka. 2 sekundit tagasi oli käpp uskumatult valus. Nii valus, et niu. Lähme. Ja nüüd, no problema.
No problema at all. Kodus tagasi ja mõnna riided on selge pandud. Lili on pesus ära käinud. Näe, kuidas sul oli? Nagu ujuda meeldib, aga vannis ei meeldi käia. Weird dog, et nagu vesi meeldib ja vesi nagu ei meeldi ka. Aga ma mõtlesin, et ma sätin kiirelt valmis kartulisalati ja teen banaanabreidi valmis, et kui meile tuleb, siis ma saan talle need ilusasti üle anda. Ja vahepeal meie jõuluistumisgrupis Artur tegi väikese meemiga tänase kohta, et miks tegelikult jõuluistumine ära jäi. Ehk siis jutumärkides tõbine. Täpselt nii oluline on kartulisalat meie pundis. Aga ma sätin asjad valmis ära ja siis me tegeleme selle põhiprobleemiga, mis meil juba 3. vlogi on. Ma tahaks selle kummuti lõpuks valmis saada. Nii et käime sellega üle. Salat valmis pakitud ja ma olen suhteliselt kindel, et tegu on Mellu enda kausiga, mis on olnud siin alates eelmistest jõuludest. Nii et ainult aasta hiljem ja ta saab oma kausikese ilusasti tagasi. Aga banaanabreed on veel ahjus. Hey Siri. How long on the timer? It's running at 17 minutes and 34 seconds. 17 minsa veel ja siis on banaanabreed ka valmis. Mellu sai praegu just aru, et see seal on tema kaus. Ja see on siin eelmise aasta jõuludest. Ma arvan küll. Siis me vist tõime mingit liha või midagi sellega nagu. Ja ma reaalselt ei mäletanud, et mul üldse solev. Aga vaata teha, see on nagu jõulukingitus, et sa saad selle endale jätta. Jaa, ma arvan, et ma oleks eile, või nagu eile. Ma arvan, ma oleks homme su käest küsima hakanud, et kuule, millal ma tagasi? Never. Aga mulle on ka seal jõulupakike. I'm so happy. Mellu oli nii nunnu ja tõi mulle väikese kingipakikese, nii et ma mõtlesin, et me võiksime koos korra uudistada, et mida head ja paremat seal on. See juba lõhnab suurepäraselt, nii et jep. Kõige esimene asi otse loomulikult on vannipomm. Mul on siuke tunne, et Mellul on kodus mingi suur punane vilkuv asi, et kui mul saavad vannipommid otsa, siis tal hakkab nagu mingi Kairil vannipommid otsas, sest ta alati kingib õigel hetkel, nii et mul said eile otsa ja nüüd ma saan siis uud kohe kasutada. Siis ma näen, et siin on veel poputamiseks Dual Mask, Deep Hydrating and Moisture Retention. Nice! Ma arvan, et selle me paneme täna näkku, siis kui me vanni lähme. Siis, ei olegi vist kunagi sükest asja olnud. Home Fragrance, Ambient Spray. Ehk siis ma oletan, et seda peaks kodus laskma. Proovime järgi. Kas ma pean midagi keerama? Kas ma pean midagi vajutama? I don't know how these things work. Okei, nii, leidsin mingi nupu. Fancy. Okei. Kui minna. See lõhnab nagu jõulud. Mis selle lõhna päris nimi on? Selle lõhna nimi on Christmas. Nii et väga täkkes see lõhn. Ja siis viimane asi, mis ma siin näen, on Style Dry Turban Shower Cap. Oh my god, kui äge! Mul ei ole elu sees olnud mingit dušimütsi, sest ma olen üldendast see inimene, kellel on suhteliselt savi oma juustest. Aga oh my god, me peame seda proovima. Isad, kui nunnu! Okei, oodake. Mul on tunne, et see on täpselt siuke asi, mille... Oota, ma panen teid siia Google peale. Mul on tunne, et see on täpselt üks nendest asjadest, mida... ma kannaks niisamagi. Kas ma võin niimoodi ringi käia või? Ma ennustan teile tulevikku. 2021 tuleb parem kui see aasta. Okei, ma kujutan ette, et mu juuksed peaksid minema siia alla kuhugile. Oh my god. I look so cool. The coolest ever. Kas me läheme duši alla? Kas sina tuled ka duši alla? Kas on nii ilus müts, et sina tuled ka duši alla? Nii ormas, aitäh, Mellu. Täiega nunnu, mul on ikka maailma kõige paremad sõbrad ever. Aga nüüd lähme jätkame meie kummuti saagaga, sest täna me tõmbame sellele asjale kriipsu alla ja saame selle valmis.
lugupeetud kaunikene, ma lõpuks ometi 3. vlogi lõpuks jõudsin oma kummutiga ühele poole ja see on nüüd kokku pandud. Ma olin 2 päeva tagasi teinud ühe vea sahtli kokkupanemisel, nii et ei tahtnud väga hästi kokku joosta ja siis ma stressasin natukene. But then we fixed it ja nüüd on kõik ilusasti korras ja näeb nii hea välja minu arvates. See on kusjuures Spargi logo siis, LED-ina, mis on minu arust mega nunnu. Ja selline on kummut, all siis kotid, siis sokid, siis pesu, mis tähendab, et kõik need sahtlid jäävad mul siis riiete jaoks. Ja otse loomulikult siia peale mõned raamatud, seekord siis kuldsed, mis minu arvates sobivad siia väga hästi. Ma olen üks nendest booknerdidest, kes reaalselt paigutab raamatuid riiulisse värvide järgi, ehk siis magamistoas on mul kõik heledad raamatud, elutoas on mul kõik musta värvi raamatud ja mega aitäh kõigile teile, kes te viitsisite mulle jätta raamatusoovitusi ühe Vlogmassi episoodi alla. Ma arvan, et täna õhtul ma tegelikult chillingi natukene Rahvaraamatu e-poes ja ostan mõned uued raamatud, cause it's been a while ja ma pean endale ise ka jõulukingitusi tegema, on ju. Aga täna nüüd praegu kohe me lähme tagasi õue, sest võib-olla kummuti kokkupanemise käigus ma sõin ära ühe paki krõpsu. Nii et lähme põletame natukene kaloreid ja teeme mõne sammu natukene tempokamalt ja natukene pikemalt. Päeva teine jalutuskäik on tehtud, mõnusad, natukene tempokamad 5 kilomeetrit. Lili tõenäoliselt on nüüd terve õhtu selline, võib-olla keerab külge või midagi, aga rohkem tõenäoliselt ei viitsi muga jaurata. Mina aga mõtlesin, et teeks siia otsa ühe mõnusa trenni, sest tegelikult soe on juba sees ja ma avastasin, et selles NTC äpis saab hästi mõnusasti treeninguid filtreerida. Esiteks ma valisin selle järgi, et oleks moderate intensity ja siis sellise, kus ei ole varustust vaja, nagu lisavarustust, sest mul ei ole kodus, mis on weird, sest ma olen juba päris teist korda juba olukorras põhimõtteliselt, kus peaks nagu kodus trenni tegema, nii et vähemalt hantlid võiks endale haarata. Samas kui loov olla, siis tõenäoliselt lihtsalt mingi seljakott selga panna, mingi raskete raamatutega toimiks ka. Aga ma mõtlesin igastahes, et ma proovin sellist trenni nagu Quick Bottom Toner. Tundub väga põnev, 24 mintsa, nii et liigutame ennast natukene siia otsa veel, sest see krõpsupakk kohe kindlasti selle jalutuskäiguga maha ei läinud. Starting off. Mintsa ülihead trenni, ma valisin alakehatrenni, nii et ma kiidan oma valikut, sest need on mu kõige lemmikumad üldse. Ja ma pean ütlema, mulle täiega meeldib kodus trennida. Ühelt poolt sellepärast, et ma saan reaalselt panna Friendsi mängima taustaks. Ja teiselt poolt on see, et mul on mingi süke vend, kes toob mulle mingit oravakest, et ma ikkagi vahepeal loobiksin talle seda ja mängiksin. Ma olin täiesti veendunud, et kuna me oleme täna nii palju jalutamas käinud, et siis ta tahab lihtsalt magada, aga millegi pärast, kui ta näeb, et mina liigutan ennast, siis ta on nagu, ma tahan ka kaasa teha. Mängi muga samal ajal. Nii et ta oleks reaalselt ärevalt hammustanud selle kaamera ekraani üritades püüda seda oravat, nii et let's not do that again. Aga enne, kui ma pessu lähen, siis ma mõtlesin, et ma teen oma jõulukingituse endale ära, ehk siis hüppame korraks arvutisse ja tellime mõned raamatud. Uskumatult keeruline protsess, mille nimeks on raamatute ostmine, on põhimõtteliselt lõpusirgel, mul on vaja ainult veel check-out teha, aga põhimõtteliselt ma alustasin siis sellega, et ma vaatasin üle kõik teie soovitused. Aitäh kõik, kes te viitsisite kommentaarid jätta mõne hea raamatu soovitusega. Vaatasin need üle, vaatasin üle Goodreadsist nende lühikirjeldused ja skoorid ja et milline võiks olla nii-öelda my cup of tea. Ja siis tuli välja, et kõik raamatud, mida ma tahaksin lugeda, mis mulle meeldida võiksid, neid lihtsalt ei ole Rahvaraamatus. Ja kõigi tellimine võtab mingi 6 nädalat aega, nii et ma hüppasin Amazoni ja valisin sealt siis välja need, mis hetkel olemas on ja võiksid nagu mõistliku ajaga jõuda ka Eestisse. Ja ma näitan teile ka listi. Esimene neist on siis Barack Obama, Promised Land. Siis on 2 raamatut ühelt autorit, keda ma aasta alguses lugesin, mis on hästi mõnus easy reading. Siis Kristin oli vist see, kes soovitas The Midnight Library't.
ja siis on Shiver, mis on siis ühelt mu lemmik nii-öelda ka siuke easy reading autorilt, et selle jaoks, et ma saaksin uuesti raamatulainele tagasi, ma tunnen, et ma pean alustama siukeste asjadega, kus ma olen enam-vähem 90% kindel, et see, mida ma lugema hakkan, mulle meeldib. Ma arvan, et see on väga hea gameplan. Nii et ma annan tellimuse sisse ja siis hüppan pessu. On aeg tänane vlog kokku pakkida, sest kell on halastamatult taaskord tiksunud või liiga palju, aga enne kui ma vajutan selle rek-nuppu kinni, siis tänase päeva mõtted ära. Meie kehad on loodud liikuma. Ehk siis täna ka jalutuskäigu ajal ma sain ikkagi aru, et vahet ei ole, kas sa füüsiliselt või vaimselt, kui sa ei tunne ennast 100% iseendana, siis väga suur tõenäosus on, et liikumine aitab kaasa. Ja mulle täiega meeldib jalutada, eriti kuskil looduskaunis kohas, nii et võite ka proovida, kui mõnikord ei ole päris 100% hea päev, et siis võib-olla aitab kaasa. Aga kuna ma homme tõenäoliselt olen ka veel igaks juhuks kodune, siis te võite mulle siia kommentaariumisse jätta mõned head Netflixi soovitused. Viimane, mis ma binge-watchisin, oli Queen's Gambit, nii et midagi selles suunas meeldiks mulle väga, nii et kui teil on mõni hea soovitus, siis tulistage siia alla ja näeme juba homme. Tšau!